Juulikuu alguses sai Eesti sotsiaalmeediast alguse üks massiivne trend, kus osteti sellise disainiga pokaale. Nüüdseks on nad igalt poolt otsas, aga inimesed otsivad neid ikkagi. Hanna on üks nendest eestlastest, kes endale selle pokaali soetas, kuid kust kohast tuli üldse selline soov? Kui me vaatame seda pokaali, siis ta on kindlasti selline rõõmus ja suvine, et teiste tavaliste klaaside vahel jääb silma. Aga ma arvan, et ikkagi see sotsiaalmõju ka ja see tunne, et ma jään kohe ilma sellest, kui ma ei lähe selle trendiga kaasa. Neid menukaid pokaale sai osta veidi vähem kui 5 euro eest realiseerimiskeskustest üle Eesti. Tänaseks on tuhandetest sisse tellitud pokaalidest riiulitel järgi jäänud vaid tühjus. Pokaalid tulid turule eelmine kuu ja nad osutusid täielikuks hitiks. Veinipokaalid müüsid meil läbi koheselt ja kliendid kirjutasid lausa meile poodidesse, meilidele, et pange kinni, et me sooviksime neid kindlasti osta. Mida tegid siis inimesed, et neid pokaale endale saada? Seal saadeti näiteks teatud piirkonnas seal Lõuna-Eestis näiteks mehi ringi peale kauplustesse, kus meie kauplused asuvad ja sealt nad siis 3, 2, 5, 6 kaupa, mis veel järgi olid, et hankisid endale. Kui ma läksin realiseerimiskeskusesse, seal oli täpselt 2 pokaali, et muidu kõik ülejäänud riiulid olid tühjad. Millal läks olukord müügi mõttes üle kätte? Siis läks hulluks, kui nad otsa said. Et alguses oli 1-2, sest et hästi eriline toode, eks ole, taheti võib-olla seal endale 12 või 16 täiskomplekti saada, aga pärast seda, kui see hakkas olema kauplustes niimoodi 1, 2, 3, 4 toodet per kauplus, et siis läks asi uuesti hulluks. Viimasel ajal on ikka 6-7 kuni 10 kõnet päevas. Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor Maria Murumaa-Mengel oskab sotsiaalmeedia platvormilt Threads viraalseks läinud pokaalide kohta öelda nii. Nende fenomen on see tõenäoliselt, et see on tõesti rohujuure viraalsus. Et keegi käis poes, vaatas, kui tore asi ja seda ei ole reklaamirahadega selliseks suureks kampaaniaks aetud. Pluss muidugi see, et tõepoolest esteetiliselt lihtsalt vist meeldisid ka inimestele sellised värvilised, natuke pidulikud, suvevärk. Isegi meie oleme kaubanduses olnud 26 aastat, siis ka meile on see nagu üllatus, et mõni toode võib nii populaarseks osutuda. Aga on inimesed neid siis päriselt ka märganud? Ei, jaa, olen küll. Las ma mõtlen, kusagil ma vaatasin ja keerutasin neid isegi näpus. Olen näinud. Olete ostnud ka? Ei ole. Aga tahaksite? Teate, ei tõmba, kui kõigil on, siis enam ei tõmba kuidagi. Lihtsalt sotsiaalmeediast näinud. Aga muud mitte. Sotsiaalmeedia trendid ei ole midagi uut. Enamik nendest trendilainetest vaibuvad sama kiiresti, nagu need tõusid. Viimaste suurte näidetena sotsiaalmeedia väga suurest turundusvõimest võib tuua Stanley joogitermoste ja labuubude näol. Selle pokaali puhul aga tegid inimesed tarbijatena üksteisele reklaami. Miks me nende trendidega üldse kaasa läheme? Kuna sotsiaalmeedia on igal pool, see on meiega hommikust kuni õhtuni, mitte kõigi jaoks, aga väga paljude inimeste jaoks on see igapäevane selline paralleelne kaaslane tehnoloogiana, siis otse loomulikult me oleme sellest mõjutatud. Ja kõik need, kes ütlevad, et mind küll sotsiaalmeedia ei mõjuta, te lihtsalt võib-olla ei ole päris lõpuni seda asja välja mõelnud, sest et väga paljud protsessid on hästi pikaajalised. Et sa muudad oma meelt aeglaselt ja siis, kui järsku küsitakse, et miks sa nii arvad või miks sa tahad seda toodet või pead seda ihaldusväärseks, siis sa just ei teagi, miks, oma tarkusest. Tegelikult mitte. Mida need populaarseteks saanud klaasid aga inimestele andsid? Ma arvan, et inimesed praegu otsivadki sellist dopamiini ja natuke rõõmu sellistest väikestest asjadest, mis loovad kodus meeleolu ja võib-olla on sisustuselemendina sellised efektsemad.